Tšau! Mina siin üle mingi, ma ei tea, 100 aasta kindlasti. Täna on pühapäeva hommik, 3. advent. Toredat 3. adventi teile. Ma loodan, et mu vend on nii tubli ja monteerib selle video juba täna ära, ehk siis, et see jõuab teieni ka 3. advendil. Ma otsustasin täna oma vennaga filmida, kuna ta sai päris kõva nagu tehnika, millega filmida, ja kuna täna on pühapäev ja ma olen oma perega, siis ja ma ise olen tehnikaga nii halb, et mul on alati oma venna abi vaja. Ja otsustasin alustada millegist natukene teistsugusest, mida ma ei ole põhimõtteliselt teinud. Ma olen paar jutustavat videot teinud, aga ma nagu väga palju ei ole neid teinud ja otsustasin, kuna ma tahaks järgmised videod teha niikuinii, mõned tutorialid ehk siis ja natukene rääkida nagu rohkem meist, siis otsustasin, et ma ei pane endale mitte midagi näkku ja olen täpselt selline, nagu ma olin meie hommikusööki süües, selline, nagu ma tegelikult üldiselt kodus olles olengi, ehk siis ei hakka endale mingit maski üldse ette panema, täpselt sellise õudse näoga, nagu ma praegu olen, ma olengi. Eile ma käisin just energiamassaažis ja täna hommikul oli mu näonahk palju hullem tänu sellele, sellepärast, et kuna ma ei ole oma elus väga palju massaažis käinud, siis ja see ikkagi väljutab mürke, siis need löövadki igale poole igatpidi nagu välja naha peal, kõik see jama, mis hakkab siis tulema kehast välja. Lõua otsas mingi ilgem sarv näiteks. Aga that's me, ehk siis pole nagu midagi teha. Ma kirjutasin natukene üles ka, et millest ma teile rääkima hakkan. Ma räägiks natukene, mis mu elus toimunud on, kuhu ma omadega olen oma elus jõudnud, nii vaimselt kui ka erialaselt, mis võib-olla sellest ma ei räägi, et mis plaanid mul on, aga nagu üleüldselt, et mis nagu viis mu selleni ja kus ma nagu omadega olen. Kõik algas siis sellest, korra vahepeal joon teed, nii mõnus pühapäev. Kõik algas siis sellest, kuidas kevadel ma olin omadega hästi raskes ja keerulises seisus, ehk siis ma elasin hästi tugevalt hirmudes ja mul diagnoositi psühhiaatri poolt ärevushäire, mul olid hästi tugevad paanikahood ja ma olingi oma hirmude vang ja ma ei suutnud põhimõtteliselt kodust väljagi liikuda ja see oli hästi keeruline aeg minu jaoks, sellepärast, et ma päriselt kartsingi, et ma suren ära või et ma lähen hulluks, et mind pannakse hullumajja kinni, et ma ei teadnud, mis must saab, sest ma ei osanud nagu tegeleda sellega, mis mu sees toimub. Aga tegelikult hiljem selgus, et see oli lihtsalt üleminekuperiood minu jaoks ja et ma ei ole tegelikult hull. Või natuke ikka olen tegelikult, aga mitte selles suhtes. Ja ka nagu suvel üksi elades, Kalev oli Tallinnas tööl ja ma olin kogu aeg üksi ja ma ei maganud üldse öösiti, sest ma kogu aeg tundsin, et keegi jälgib mind ja et keegi jälitab mind, aga hiljem ma sain aru, et need olid lihtsalt mu kaitseinglid, keda mina hästi tugevalt tunnetasin, sellepärast, et ma tunnetan hästi tugevalt energiaväljasid, oma ingleid ja üleüldse ma olen hästi spirituaalne inimene. Selle kohta on tegelikult üks väga naljakas video ultra spiritual person äkki, mille ma lingin siis pärast kuskil alla, et te saate seda vaadata, sest et mina küll selline pole, aga alati kui ma ütlen, et ma olen hästi spirituaalne, siis mul tuleb see video meelde, sest see on päris naljakas. Ühesõnaga pärast seda, kui mul nüüd tekkisid need asjad, siis ma kuidagi nagu, ma olen 9. klassis saadik käinud ühe energiaväljade puhastaja juures mõne aja tagant ja siis tema nägi ka, kui raske mul on ja siis ta soovitas mulle, et ma ostaks endale ristikivi ja roosa kvartsi. Ja sealt maalt hakkas siis minu nagu teekond ja
nagu teekond sinna spirituaalsesse maailma tugevamalt tõusmine ja ka kristallimaailmas nagu elamine nii-öelda või et nagu nende sellest abi otsimine. Praeguseks ma olen tugevalt selle kristallimaailma sees, hästi palju usun, seda teen mingitel perioodidel mingeid erinevaid rituaale, mis aitavad mind ja see võib ka hästi paljudele inimestele tunduda hästi nagu naljakas ja ma tean ka minu enda lähedased inimesed mõnitavad seda, mida nagu halvaga, aga natukene nagu haha, et oled mingi hull kivimutt ja kõik sellised asjad, aga ma leian, et iga inimene peab tegema seda, mis ta ise tunneb oma sees, et teeb talle head ja et on tema jaoks vajalik, et elada nagu normaalset elu. Ja minu kõige suurem soov üldse on leida hingerahu ja hetkel ma olengi sinnapoole teel, et tegelen lihtsalt sellega, et iseennast oma kehas hästi tunda ja olla hingerahuga inimene, et minu jaoks mitte miski muu tegelikult elus väga polegi tähtis, et kõik muu tulebki peale seda, et minu üks väga hea sõbranna on mulle öelnud, et kõik sissepoolt väljapoole, ehk siis, et kui sinu sees on kõik hästi, siis ka kõik väljas on hästi. Kõik see nagu asi, et kuidas mul nagu läks kõik paremaks, minu sees toimus sellest, et ma õppisin inimestele andestama ja õppisin inimestele andestama, kelle vastu ma olin nagu mitte viha, aga kellele ma ei suutnud andestada aastaid. Üks nendest oli ka mu ema ja kui ma selle spirituaalse maailma sisse läksin, siis universum tõi ise mu teele inimesi, kes olid samasugused nagu mina, kes olid minu sarnased inimesed, kes olid ka selle maailma sees, kes uskusid sellesse ja mu teele tekkis üks naisterahvas, sõbranna hetkel mul, kes muutis mu elu täiesti. Et ma võin öelda, et tähendab, tema ei muutnud, ta mõjutas mind nii palju, et mina muutsin ise oma elu täiesti nagu. Samamoodi tõi ta mu teele veel paar inimest, kes üks nendest aitas oma nagu mõtetega ja oma nagu, kuidas ma ütlen, oma mõttelaadiga, issand, nii ei öelda vist. Ma ei teagi, kuidas seda öelda. Aitas põhimõtteliselt mul andestada mu emale, sest see, mida tema mulle rääkis, see pani mind väga palju mõtlema ja siis ma suutsin seda teha ja üleüldse ma olen avastanud, et inimene mürgitab ennast ise sellega, kui ta ei andesta. Andestamine on üks tähtsamaid asju üldse ja mitte see, et sa lihtsalt ütled selle välja, vaid et sa päriselt enda hinges andestad, sest see on üks nendest asjadest, mis viib sind selle hingerahuni üldse. Sellest tulenevalt, et kõik mu maailm muutus päris palju ja et ma nagu muutsin oma mõtlemist ja et tänu sellele hakkas ka ümberringi toimub kõik muutuma, jõudis lõpuks kätte see aeg mu elus, kus ma sain kooli sisse. Ma suvel proovisin sinna uuesti 2 aastat järjest ja sain see aasta sisse Krimmi kooli. Ja hetkel olen siis juba 3 kuud seal õppinud ja arvan, et see on üks ägedamaid asju, mis minuga mu elus on juhtunud, aga ma arvan, et ma olen selle endale ise tekitanud sellega, et ma lihtsalt hakkasin endaga nii palju tegelema, et ma suutsin tuua oma teele selle positiivse asja. Alguses, kui ma Krimmi kooli läksin, siis ma elasin 2 kuud põhimõtteliselt koti otsas, mis ka natuke muutis mu elu natuke närvilisemaks, ma võtsin 4 kilo juurde ja ma kuidagi samaaegselt kogu tegelesin endaga, aga vahepeal vajusin ka kuskile mingisse auku uuesti omadega. Mitte küll nii sügavale, kui ma olin kevadel, aga natukene nagu läksid asjad natukene halvemaks. Aga siis paari kuu möödudes ma sain endale kodu Tallinnasse, kus ma hetkel elan ja nüüd ma tunnen, et kõik on jälle hästi palju positiivsem. Mul on küll ka halbu päevi ja ma ei leia, et ma olen kindlasti omadega veel kuskil täiesti spirituaalsuse tipus ja ma üldse ei arva, et võib-olla, et kõik inimesed nagu, et keegi üldse suudaks kuskile, need on väga vähesed, kes suudavad mingi oma tipu üldse saavutada. Aga ma olen teel sinnapoole, et leida hingerahu ja et
et leida vastust mingitele küsimustele enda sees, et miks mingid asjad on nii, nagu nad on. Ma hakkasin eilsest näiteks käima energiamassaažis, mida ma tunnen, et väga nagu aitab mind. Ma olengi nende kristallimaailma sees hästi palju, mul on asju, kive, mida ma kannan endaga igapäevaselt kaasas, mis on nagu nii-öelda ehte variandid. Siin on mul näiteks mokait, siis on rüoliit, siis on roosa opaal ja granaat. Mul on neid veel, aga hetkel näiteks täna on need, mis mul on keha peal. Siis mul on siin turmaliin kaelas. Ja siin selle sees on mul seleniite ja selle tõi mu see armas sõbranna mulle Palilt, kes see inimene, kes minu elu väga palju muutis. Tervitaks siinkohal Katit, aitäh sulle, et sa mu elu nii palju muutnud oled. Nii, mis siis veel? Jah, et ma olen hästi tugevalt enese leidmisteel ja hästi palju nagu tegelen endaga. Avasin uuesti lugemise enda jaoks. Siinkohal võib-olla siis soovitakski mingeid raamatuid, mida ma olen vahepeal lugenud. Issand. Ja ühte mul küll ei ole, aga mis oli üli raamat, mille üks mu sõber mulle laenas lugemiseks, oli Paulo Coelho Akra käsikiri. Ja ma tohutult soovitan seda kõigil lugeda, sest see on hästi elumuutev raamat. Selles suhtes, et on selline öökapi raamat, et sa võid seda hiljem lugeda ka. Samamoodi nagu ka Väike prints, mille mina lugesin alles nüüd mingi 6 aega tagasi läbi ja lihtsalt, oh my god, kui palju elutarkust võib tulla ühest lasteraamatust. Okei, inimesed ütlevad mulle küll seda, et see polegi tegelikult nii väga lasteraamat, but still, ulme. Näiteks loen ette paar kohta, mis on minu jaoks täitsa uskumatud. Nii. Okei. Nii. Kuulake nüüd. Milleks need okkad siis on? Väike prits ei jättud kunagi järele, kui ta oli kord küsimuse esitanud. Mutter oli mu vihale ajanud ja ma vastasin talle, mis parajasti pähe tuli. Okastest pole mingit kasu, see on lilledest lihtsalt õelus. Aga väikese vaheaja järel sõnas ta mulle mingi jonniga. Ma ei usu sind. Lilled on õrnad. Nad on lihtsameelsed, nad kaitsevad ennast nagu oskavad. Nad arvavad, et okastega on nad hirmu äratavad. Ma ei tea, kas see on ainult minu jaoks tiip, aga see on nagu suht tiip. Siis üks veel. Rebane jäi vait ja vaatles kaua väikest printsi. Palun taltsuta mind, ütles ta siis. Kangesti tahaks, vastas Väike prints, aga mul pole kuigi palju aega. Mul on vaja endale sõpru leida ja paljusid asju tundma õppida. Tuntakse ainult neid asju, mida taltsutatakse, ütles Rebane. Inimestel pole enam aega midagi tundma õppida. Nad oskavad kõiki asju valmis kujul kaupmeeste käest osta ja kuna ei ole kaupmehi, kes sõpru müüksid, siis polegi inimestel enam sõpru. Kui tahate endale sõpra, siis taltsuta mind. Mida selleks teha tuleb, küsis Väike prints. Tuleb olla väga kannatlik, ostis Rebane. Kõigepealt istud minust veidi eemale. Vaat nii, sinna rohu peale. Ma vaatan sind silmanurgast ja sina ei ütle mulle mitte midagi. Keel on arusaamatute allikas, kuid iga päev võid sa istuda natukene lähemale. Jälle, minu jaoks võib olla täiega tipp. Seal Akra käsikirjas olid ka paar head tsitaati, mis ma loeks teile ette. Mul on siin selline raamat ka. Ma tean, et see video läheb mega pikaks, aga lihtsalt mul on vaja kõik see ära öelda nagu. Mis ma alustasin seda 2015. aasta alguses. Book of Dreams and Hopes. Ja siia vahele ma olen lihtsalt kogunud mingit retsepte, oma mõtteid, olen lihtsalt kirjutanud oma mõtteid, mingit tsitaate, oma soove, siis ma iga õhtu kirjutan siia raamatusse 3 põhjust, miks ma olin sellel päeval õnnelik või mis tegi mind õnnelikuks. Ja ma tunnen, et see aitab ka mind nagu selle rahu teel hästi palju, sellepärast et ma jään rahulikuma südamega magama, sellepärast et ma tuletan teadlikult iseendale meelde iga õhtu, et igas päevas on vähemalt 3 asja, miks õnnelik olla. Neid põhjuseid on tegelikult alati tohutult palju rohkem, aga vähemalt 3 on igas päevas põhjust, miks olla õnnelik. Nii.
Issand, mis mul siin kõik on. Ühesõnaga, ma lähen need tsitaadid teile ette, sest need on täiega head. Akra käsikiri Paulo Coelho. Nii, esimene. Armid räägivad valjemini kui mõõgatera, millega haavad on löödud. Teine. Häda neile, kes pole iial kaotanud. Ei iial saa neist elus võitjaid. Ja siis kolmas. Sellepärast olgu õnnistatud need, kes ei pelga iseenda seltsi, kes ei otsi meeleheitlikult tegevust, meelelahutust või miskit, mille üle kohut mõista, sest kes ei ole iial olnud üksi, ei tunne enam iseennast. Vot kui tiip. Ja siis kolmas raamat, mis on väga palju mind muutnud ja mida soovitas mulle minu sõbranna Kati, on naiseks olemise kunst. Seda ma soovitan kõikidel naistel lugeda, sest et see on suhteliselt elumuutev ja paneb nagu väga palju teistmoodi mõtlema sind igasuguste asjade peale. Et see räägib 5 arhetüübist, naiste arhetüübist ja nende arhetüüpide variarhetüüpidest, kust on siis hästi lihtne ennast ära nagu tunda asjadest ja siis sa saad läbi selle raamatu saab üks naisterahvas aru, et mida ta teeb oma elus valesti ja miks ta ei ole õnnelik. Sest tegelikult kõik peaks olema alati balansis ja üks naine peaks olema õnnelik. Aga siit, ühesõnaga seda peab ise lugema, kui ma hakkaks sellest rääkima, millest see räägib, siis ma räägiks sellest tunde. Ma lihtsalt väga soovitan seda. Selle raamatu autor on Katrin Saali-Saul. Ja lõpetuseks räägiks ma natukene oma tervisest ja mis ma sellega nagu olen hakanud tegelema, kuidas ma sellega olen hakanud tegelema rohkem. Umbes pool aastat tagasi sain ma teada, et mul on laktoositalumatus või ma sain läbi arsti sellest teadest. Ma olen alati teadnud tähendab mingi aasta või paar olen ma juba teadnud, et mul ei sobi väga piimana ja vahukoor. Aga siis ma sain aru, et mul ei sobi üldse piimatooted ja ma otsustasin loobuda ka Kati mõjutusel sellest, et oma näonahka parandada ja oma sees toimuvat natuke parandada. Ja siis ma olengi olnud ilma piimatoodeteta umbes 5-6 kuud. Ja paar kuud tagasi lõpetasin ma ka lihasöömise ja miks ma seda tegin? Mitte sellepärast, et ma nutaks, kui ma vaatan mingeid videosid, kus tapetakse loomi. Muidugi mul on sellest kahju, aga see ei ole minu põhjus. Minu põhjus on lihtsalt lihtne, sest mulle lihtsalt hakkas liha maitse vastu ja poolfabrikaadid maitsevad mulle endiselt, aga lihtsalt ma otsustasin, et kui puhast liha ei söö, siis miks ma peaks sööma poolfabrikaate, mis on ilgem sitt. Ehk siis ma lõpetasin kõik lihasöömise ära ja kuna ma Tallinnas elan üksinda, või tähendab, ma elan koos inimesega, aga süüa ma teen ainult endale. Ma elan koos põhimõtteliselt oma sõbrannaga ja otsustasin, et ma ei söö enam liha ja piimatooteid ma sööba enam mõnda aega ja alguses see tundus mulle natuke nagu raske, aga praegu on kõik nagu super ja mul ei ole absoluutselt raske, mul on seest väga hea olla, mul on väga kerge ja ma olen avastanud, kui laialdane maitseelamuste poolest on see veiganite ja taimetoituste maailm, et väga nagu hästi sobin sinna ja ma tunnen lihtsalt, kui hea see minu jaoks on. Ja siis nüüd lõpetuseks ma veel näitaks võib-olla teile mõndasid asju, mida ma tarbin hetkel, et nagu oma keha puhastada võib-olla. Sest et kindlasti nagu kõikide nende aastatega, kus ma olen ennast nagu lõhkunud ja ütleme nii, et alkoholist ma ei ole veel siiamaani loobunud, siis et mul ikka nagu koguneb seda jama minu sisse. Esimene kindlasti, mida ma olen juba ühe korra proovinud, millel ma teen nüüd teist korda 28 päeva kuuri läbi, on Diisi Detox tee. Mul on hommiku ja õhtuteed. Ja 28 päeva pärast te siis kuulete, kas ma olen oma 4 kilo tagasi alla võtnud ja kas see seekord toimis ka mulle, aga hetkel ma olen umbes nädal aega seda tarbinud ja juba on parem. Teiseks hakkasin ma tarbima sellist asja nagu, issand, see on täiesti õline, Zinsino Balance Oil, mis on siis õli, kus on väga palju igast häid asju sees ja mis peaks
mõne aja möödudes, issand, saan seda endale vist käte peale määrida, sest see on kõik täis seda, peaks aitama nii mu seedimisele, kõigele, mis mu sees toimub, kui ka näonahale. Sest see sõbranna, kelle käest ma selle ostsin, kui kellelgi on selle vastu huvi, võib mulle kirjutada, ma ütlen, kus seda saab osta. Temal läks umbes 6 aega näonahk täiesti klaariks ja kuna mina teen talle päris tihti meiki, siis ma üks hetk lihtsalt küsisin, et mida sa oled teinud oma näonahaga, et kuidas sul on selline, et vaata mind, vaata muka mina välja näen ja kui sa olid ka enne siuke, miks ma siuke olen, on ju. Siis ütles mulle, vot see oli. Ja siis mul oli seda muidugi vaja, sest et kuule, kes seda pole sellise näonahaga, nagu mina hetkel teie ees siin olen. Kütnet, et päris paljud poole video pealt mõtlevad, täiesti lõpp, ma ei vitsi vaadata, kes ta lolli mõlli enam lihtsalt nagu räägib mind hullu, mingit spirituaalse, mingi nõia juttu ja mingi ise näeb rõve välja ka veel selle juures, kohutav on ju. Ja kolmas asi, mida ma ei ole veel tegelikult jõudnud proovida, aga mis mulle saadeti ja mis kindlasti ma nagu teiste kogemustest olen ma märganud, et mis aitab, on selline, on Boost Yourself Detox Superfood Blend, mida pannakse siis smoothiede sisse. Ja mina valisin endale detoxi, et siis nagu veel tugevamalt puhastada oma keha. Ja asi, mida ma veel teen, üks mu teine sõbranna soovitas mulle seda, nüüd ma olen seda teinud mingi 2 nädalat hommikuti ja on iga hommik ära pool sidrunimahla ja pool liitrit vette enne sööki sellise joogi ja sooja veega. Ja ma olen tundnud ka, et see juba on 2 nädalaga lihtsalt täiesti nagu palju muutnud, see nagu äratab mind üles täiega ja kuidagi nagu mul on seest hea olla täiega. Ja viimane asi, mida ma võiks soovitada teile, on ise pressitud värsked mahlad. See on täiesti alahinnatud asi, aga see on uskumatult maitsev ja see, mis tundes nende joomine sisse tekitab, see on lihtsalt ulme. Põhilised mahlad, mida mina endale teen, on kas ühesõnaga, asjad, mida ma panen sinna sisse, nad ei ole küll ühes, aga mida mina kasutan, on peet, porgand, kiivi, seller, kurk, spinat, issand, mis veel, õun ja võib-olla, ühesõnaga, sinna võib põhimõtteliselt kõike panna, ma olen banaani isegi pannud ja igast nagu erinevaid asju. See on super toitvad, super maitsvad, nagu ülimaitsvad, tavaliselt ma joon lihtsalt nagu ühe nagu võtan ja joon kõik järjest ära nagu klaasi vett jooks, sest ta on lihtsalt nii maitsev ja ta on ülimalt toitev, pluss ta on ülimalt kasulik. Aga jah, issand jumal, ma ei oska isegi nagu lõpetada seda teksti, ma olen nii palju rääkinud igast asju. Neid kive, mida ma kasutan vee sees eliksiiride tegemiseks ka, mis on ka igatpidi erinevad rahustavad, kurgule head, mul on siin sees granaat, Quantum 4, mäekristall, roosa kvarts, mis nagu kõik, need puhastavad esiteks vett, et su kraanivesi on nagu natuke, see muutub nagu paremaks, kui sa seda jood. Ja teiseks nad annavad siis eliksiiri omadused ja kõik need omadused, mis sellel kivil on, need nagu võimenduvad ja kui sa neid sisse jood, siis see on ka nagu natukene suurema nagu jõuga. Vot. Ühesõnaga, ma arvan, et nüüd on vist küll kõik. Kui midagi jäi rääkimata või kui teil on mingeid küsimusi selle kõige kohta, mida ma rääkisin, siis võite mulle kirjutada. Ütleks veel sellist asja, et armastage ennast, armastage oma keha, tegelege endaga ja kõik seestpoolt väljapoole. Kui teie sees on kõik hästi, siis ka väljas on kõik hästi. Te näete inimesi kõik enda ümber toimuvad poole ilusamana ja ärge otsige õnne väljaspoolt või mingitest inimestest või mingitest materiaalsetest asjadest. Õnn tuleb ka teie enda seest. Ehk siis kõik ongi seestpoolt väljaspoole. Teil ei ole vaja kõik teie edu ja kõik nagu saavutused on selles kinni, et te lihtsalt armastate ennast ja olete ise enda kehas õnnelikud. Aksepteerige seda kaunist nagu seda kaunist hunnikut segadust, mis te olete. Isegi kui te olete täiesti mis iganes seisus omadega. Et aksepteerige seda, kui on mingi mure, leidke abi, kui teil on vaja
kirjutage mulle, ma aitan alati, nii palju kui ma oskan ja nii palju kui ma tean. Ja jah, lihtsalt armastage ennast. Toredat pühapäeva teile, toredat 3. adventi, saadan teile palju armastust ja näeme varsti!